Tere tulemast FinVape'i sünnipäevale. Kuna sa oled väga-väga tugevalt seotud sellega, äkki räägid, kuidas üldse veibimise kui sellise juurde jõudsid? Minu jaoks oli see alguses hobi, siis ühendasin selle tööga ja sealt ta vaikselt läks. Aga kui küsida, et miks ma selle juurde nii kauaks jäin ja miks minu nime nii palju teatakse üldse selle asja juures, on see, et ma ei võtnud mitte üheski poes asja äriliselt, vaid nagu veiparilt veiparile. Ja tänu sellele oli see, et miks hakkasid paljud kliendid usaldama ja jäidki minuga. Kas mingi asi sundis sind või mingi asi tõukas sind just, et veipimise peale minna? Oma tervise esimesena ja teiseks muidugi lapse sünd koju, et isegi köögis tehes suitsu siiski tundsid ka magamistoast tegelikult seda suitsulõhna ja see pani nagu mõtlema, et ükskõik mida sa ka ei teeks, see siiski levib üle maja ja see jõuab ikkagi ka lapseni, kes on vastu sündinud. Ma esitan küll natuke see imeliku küsimuse, kuna sa oled siin Vape Lounge'is, sa oled tööl, sa oled niivõrd tugevalt sellega seotud, aga siiski, äkki on sul hinge peal midagi, mis muudaks, sa oled kaamera ees, et äkki on midagi, mida sa hinges tahaksid nagu muuta siin paremaks või vastupidi just, et oleks huvitavamaks või midagi? Vape Lounge'is? Eks puuduseid on igal pool, aga me oleme siiski anda endast nagu 110% kõik, et siin oleks see, mis siin on. Muudaks? Ei. Nii ta on, aga äkki on sul FinVape'ile kui firmale mingit sünnipäeva soovi üle anda? Ütleme nii, et ma tahan näha jaanuarikuus FinVape'is ühte inimest, kes magab täis une ja rahulikult. Ootame, mida need seadused toovad ja ma kardan, et see saab olema Eesti Vape'i maastikul ikkagi väga-väga halb ja karm aeg. Et nad ei sureta veipimist välja, aga nad lihtsalt pidurdavad paratamatult nagu. Ükskord tuleb see e-sigareti, võtab niikuinii selle tubakatööstuse üle ja me niikuinii liigume sinna. Aga see, mis hetkel tõmbab, see on nagu paratamatuse pidurdamine. Kahjuks on see täielik fakt up, eks ole. Aga sellegi poolest meie kurvade nootidega ei saa ju lõpetada. Teeme niimoodi, et teeme pidu edasi ja head pidutöö sulle ja aitäh, et sa lihtsalt küsimustele vastasid. Aitäh sulle. Läks vist hästi. Tere tulemast Vape Lounge'i ja FinVape'i sünnipäevale. Tere, jah. Selline küsimus, kuidas sa üldse veipimise juurde jõudsid? Põhimõtteliselt hakkasin teiste kõrvalt tegema ja siis läksin ise ka üle selle peale. Kui kaua sa teinud oled juba? Mingi 2-3 aastat äkki. Nii lühikest aega. Nalja teed või? Sa oled siin varem töötanud ja ikkagi küllaltki tihe külaline kogu aeg siin olnud. Kas on midagi, mida sa muudaksid siin FinVape'is? Ma arvan, et mitte. Mis siin veel muuta on? Siin kõik on suht suurepärane ju. Aga mis on nagu eriliselt hea? Inimesed. Sest nagu, kui sa tuled siia, siis kohe võetakse vastu nagu sõpra ja kõik on hästi chill. Seda ma tean ise. Kuna täna ikkagi FinVape'i sünnipäev, on sul äkki mingeid erilisi soove FinVape'ile? Et kõik läheks veel paremini, kui siiani on läinud. Saab ole paremini minna ka või? Muidugi saab. Aga selge, ma rohkem ei jõudu siin. Aitäh sulle vastamast ja head sünnipäeva pidu sulle. Tere tulemast FinVape'i sünnipäevale. Kuidas ennast tunned? Tunnen ennast veel kuidagi lahjalt. Tuleb natukene kalibreerida ennast. Selge. Räägi mulle oma lugu, kuidas üldse veipimise juurde jõudsid? Kuidas ma veipimise juurde jõudsin? See oli mingisugune 4 aastat tagasi äkki vist, kui ma täiesti puhtfüüsiliselt juhuslikult avastasin need vanad Ego T pulgad enda jaoks. See oli siis Nicorexi Sky Smoke'i oma. 2 pulka oli karbis, 74,90 oli komplekti hind ja nii kui ma ühte esimest proovisin, nii ma olin hukt ka ja nii ma enam suitsu ei tõmbanud. Ja peale seda, kas sa enne seda suitsetasid ka? No siis ma suitsetasin ikka päris kaua ja need olid ikka mingisugused punased LM-id ja sellised kõvemad asjad, mida ma tarvitasin. No ikka korraliku kraamiga ikka, ei hakanud helitama ennast. Sa oled siin ka küllaltki tihe külaline.
suhteliselt, ütleme niimoodi. Räägi, on siin midagi negatiivset või midagi niisugust, mida sa muudaksid siin või vastupidi midagi ülimalt positiivselt või mis on hästi meelde jäänud, mis sobiks siia firmale? Mina negatiivselt üldjuhul ei vaata, ma vaatan pigem neid positiivseid külgi. Mulle just meeldib täpselt seesama keskkond, see olukord, mis siin on, härra kollektiivid siin, kõik on väga-väga meeldivad inimesed. Seda rõõm kuulda. Kuna täna ikkagi Finwave'i sünnipäev, siis on sul mingeid erilisi soove Finwave'ile sünnipäeva puhul? Ma arvan, mu kõige suurem soov on see, mis on ka enamustel, on täpselt see, et nüüd järgmine ja ülejärgmine aasta korralikult üle tuleb elada. See on kõige tähtsam. Selge, suurimad tänud sulle ja ilusat sünnipäevitu sulle edasi. Tere tulemast Finwave'i sünnipäevale. Kuidas pidutöö tundub? Praegu tundub väga huvitav. Ootan tegelikult aega, kus hakkavad DJ-d juba tulema, et asi läks veel huvitavamaks. Sellega on täitsa nõus. Sa oled juba küllaltki pikalt aega juba veipi all. Kuidas sa üldse veibimise juurde jõudsid? Tegelikult ma jõudsin selleni, et kuna ma olen 24 aastat vana, siis juhtus niisugune asi, kus ei peaks ükski 24-aastane oma tervise pärast muretsema. Hakkas läks nõrgaks lihtsalt, ei jõudnud enam midagi teha ja siis mingi hetk ma otsustasin, et see suits on ka rõve, haitsesin kogu aeg ja proovin selle veibivärgi järgi, et kõik osad teevad, osad kiidavad, osad laimavad, et mis värk see on ja siis läksingi siia Viru keskuses olevasse olematusse veibipoodi, mis ei ole veibipood, tubakapood ja seal oli mingisugune hästi sitt veip, mille ma ostsin, pulk kohutav oli. Kuniks ma lõpuks tulin siia ja sain endale normaalse pulga, mis oli ligi 6 aega hiljem, aga selleks ma olin juba suitsu maha jätnud. Kuidas sa üldse leidsid sellise koha nagu Finvape või siis praegu hetkel Vape Lounge? Tegelikult see on üks naljakas lugu. Mu tuttav tuli siia, ostis baasvedelikku ja ta ütles, et ta sai 6 milligrammis baasvedelikku, see oli ennem 22. maid. Ja ütles, et sai 6 milligrammis baasvedelikku siit, et siit saab. Ma ütlesin ka pulli pärast, okei, tulen ka vaatan siia ja helistasin, ütles, ma olen vales kohas. Ütlesin, siis ma tulin ringiga siia ilmselgelt, seal on teine veibipod ka ju. Ja kui siia jõudsin, rääkisin ära, tutvustati mulle, räägiti asju, siis ma sain jutule kohe igast omaniku, Oliveri ja kõigiga siin ja pärast, kui ma ütlesin sõbrale, sa ei käigi nagu Vape Lounge'is, vaid sa ütlesid, et käid ju, ei, mulle ei meeldi, ma vihkan seda kohta, nii ebaviisakad on kõik. Siis ma ütlesin, mis asja ise soovitasid mulle seda kohta. Oi, no jaa, asjad on head, mulle ei meeldi. Ta fata hakkab. Sa oled siin tihti käid, tihe külaline, et kindlasti on sul jäänud see pilgu ikka üle käinud. On äkki midagi, mida siin Finwave'is või ütleme selle osakonnas Vape Lounge'is muuta, kas siis paremuse peale või just vastupidi äkki midagi, mis on jäänud eriselt silma, mis teeb Finwave'ist Finwave'i? Finwave'ist ja Finwave'i see vaba atmosfäär, sõbralik suhtumine kõigi poolt, olgu need inimesed, töötajad, ükskõik kes, alati on kõik see nagu omad inimesed, mis on, et ma tegelikult ei ole pubi inimene, kes käib ühes kohas pubis umbes niimoodi, et seal on omad inimesed, aga kohe, kui ma siia astusin, esast päevast nagu oma inimesed kohe. See oli väga huvitav asi, mida mul pole kunagi elus juhtunud. Ma tean väga hästi, mis sa tunned, ma olen ka sama läbi elanud. Viimane küsimus on selline, et kuna täna nii või Finwave'i sünnipäev, äkki on sul Finwave'ile midagi head soovida? Ma loodan, et Ossinovski ei keera seda riiki persi ja Finvape õitseb edasi, sest ta on üks parimaid ärisi, kus ma üldse kunagi käinud olen. Ma olen sellega täiesti nõus, aga aitäh sulle küsimustele vastamast ja ilusat pidutööd sulle edasi. Tere tulemast Finwave'i sünnipäevale. Kuidas pidutuju on? Tuju on hea, tänan küsimust. Sa oled ka küllalt juba pikka aega veipar olnud, et kuidas üldse veipimise juurde jõudsid? Ma jõudsin tegelikult palju aastaid tagasi juba veipimise juurde, siis kui esimesed sellised nii-öelda egopastakad tulid alles ja sealt edasi, siis sai niimoodi sammhaaval sai tehnikaga edasi mindud, et vahepeal tegin mõned pausid, aga leidsin ikkagi tee tagasi veipimise juurde. Seda on rõõm kuulda. Sa oled siin üsnagi tihe külaline, suhteliselt tihe külaline. Äkki on silma jäänud midagi, mida sa teeksid teistmoodi, muudaksid või just vastupidi, mis on jäänud silma nagu erilist, mis teeb Finwave'ist Finwave'i? Mis teeb Finwave'ist Finwave'i on, mulle on alati meeldinud siin saada oma nii vähem rumalatele, rohkem rumalatele küsimustele alati vastused ja alati on inimesed siin, kes aitavad, et mõnda teist kohta külastades alati ei pruugi nagu niivõrd professionaalset vastust saada, kui see on siin ja jään mõnikord mõne asjaga jänni, siis pannakse käsi külge, aidatakse, näidatakse. Seda on rõõm kuulda. Ja viimane küsimus oleks selline, et kuna täna on nii või Finwave'i sünnipäev, siis äkki sul on mingi sünnipäeva soov Finwave'ile? Töötage veel palju aastaid, et saaks teil külas käia kindlasti.
aga suurimad tänud sulle heade soovidest ja ilusa pidutöö sulle edaspidiseks. Tere tulemast Vape-Inni, ei olegi Vape-In, on kõigest FinVape'i sünnipäevale. Kuidas pidu tundub? Super. Ja rõõm kuulda. Sa oled juba pikka aega juba Vape'ija ja siin ka tihe külaline. Räägi, kuidas üldse Vape-imise juurde jõudsid? Tegelikult kogemata, et naine kinkis mulle oma esimese Vape'i, milles ma natuke pettusin ja siis pool aastat hiljem sain uue Vape'i, mis juba töötas enam-vähem. Ja sealt juba vaikselt see teerada hakkas avanema, nii-öelda see jänesauk avanes minu jaoks, kus kohast ma siis hakkasin edasi minema järjest. Kas on mingi põhjus ka Vape'i peale üleminekuks? Ma arvan, et üks on see kommuun, et just see inimestega suhtlemine, see on väga suur pluss, hästi suur pluss minu jaoks on need maitsed tegelikult, sest mulle väga meeldivad need erinevad maitsed, mulle meeldib mängida erinevate koilidega, ise panna paika, mis maitsed, kuidas ma tunnen, mis temperatuuri ma tahan saada, kõike seda asja nagu mängida, et see nagu on niisugune hea väike lisa nagu perk. Ma tean väga hästi, mis sa tunned, see on ka minu veres on samamoodi. Sa oled siin tihe külaline, küllaltki. Ja oled selle, ütleme, nii FinVape'i kui ütleme siis selle osa selle Vape Launchi eluga kursis. Kas on midagi, mis on jäänud silma, mida sa teeksid teistmoodi, teeksid paremini või on just midagi, mis on eriselt silma jäänud, mis teeb FinVape'ist FinVape'i? Seltskond. Nii leti taga kui leti ees. See seltskond teebki FinVape'ist FinVape'i. Et need inimesed, kellega siin on, et täiesti uskumatu on see, et üks niisugune lihtne asi tegelikult võib ühendada nii palju inimesi. Et ma pole varem uskunudki seda, et ma võin tulla poodi, mul on siin alati nii-öelda sõber ees, kellega konsulteerida, kellega rääkida asju läbi. Ei ole niisugust nagu puist lihtsalt üks-ühele tere head aega suhtlemist. Et see on nagu hästi-hästi tugev pool siin. Ja siin leiad alati sõbra eest ja 5 minuti asemel tuled poodi, läheb välja 1,5 tundi hiljem, nii ta juhtub. Nii ta läheb. Veel üks viimane küsimus on see, et kuna on nii FinVape'i sünnipäev, äkki seal on mingeid erilisi soove, sünnipäevasoove FinVape'ile? Rohkelt auru, rohkelt inimesi, kes tulevad üle suitsetamiselt just veipimisele. Ega rohkem polegi. Kõige tähtsamad ongi need. Ma usun, et sa oled minuga samamoodi nõus, et suitsetajad, olge mõnusad, jätke see jama maha, on palju maitsemaid asju, kui on see fucking sigareti tubakas. Ei pea üldse minema nii kaugele, kui meie siin läheme. Saab ka palju lihtsamalt. On olemas palju väiksemaid, palju ökonoomsemaid pille, millega ei pea nagu nii palju raha sisse panema, et on tegelikult on odavam kui suitsetamine. Ja tervisele ka kindlasti kasulikum. Nii on. Suurimad tänud sulle. Jääb pidutöö sulle edasi. No tere tulemast FinVape'i sünnipäevale. Kuidas pidutöö on? Kuule, täitsa hea on. Ja rõõm kuulda. Räägi, kui kaua sa üldse veipimisega tegelenud oled ja mis sind sinna veipimise juurde tõi? Veipimisega tegelenud olen mingi 5 aastat äkki või. Alustasin pulkadest. Mu eks oli veibipoes töötaja ja tänu sellele alustasin. Aga mis sind üldse niimoodi ajandas veipimise peale minekul? No oli mõte suitsetamine maha jätta ikkagi. Täiesti loobuda nagu ja otsisin alternatiive, Nicorexid, mis olid need plaastrid, ei aidanud ja mõtlesin, et proovin ära ja jäigi külge siiamaani. Ja enam suitsu ei tee? Teen. Ai. Väga vähe. Seda rõõm kuulda. Peasi lõpuks ikkagi maha jääb. Jah. Kuna sa oled ka siin üsnagi tihe käia, suhteliselt tihe käia ikkagi, jah, ütleme niimoodi, siis on äkki silma jäänud, mis võiks olla teistmoodi, mis võiks olla rohkem või vastupidi just, mis on eriti silmavaistev siin, mis teeb FinVape'i FinVape'iks? No tänu nende seadustele ongi just need vedelikud, mille pärast nagu, või võiks neid olla rohkem ikkagi, nagu valik võiks suurem olla, need pudelid suuremad, sest et kuna masinad on suuremaks läinud, siis on vedeliku kogused lähevad jõhkramaks ja see on ikka jube, mis toimub praegu ikka. Aga ei, praegu olen ma väga rahul. Selles esialgu. Aga üldse FinVape'i kohalt kui võtta seda sama Vape Launchi siin, on siin äkki midagi, mis muuta? Kuule, ei oska praegu öelda, aga mina olen sellega rahul. Nii palju, kui ma siin käinud olen, mingi, ma ei tea, kaua see siin olnud, kestud on, aga ülirahul. Seda rõõm kuulda. Kuna täna on ikkagi FinVape'i sünnipäev, on sul äkki mingeid erilisi FinVape'i soove
Finwebile sünnipäevasoove tänase peo puhul? no loodame, et see koht kinni ei panda peale 1. jaanuari. See on kõige tähtsam. No seda me loodame kõik, eks ole. Aga täname sulle küsimuse vastuse eest ja ilusa pidutöö sulle edasi. Jah, aitäh. Tere tulemast Finwebi sünnipäevale. Kuidas pidutöö on? väga hea. Seda on väga rõõm kuulda. Räägi, kuidas sa üldse veibimise juurde jõudsid? Ütleme nii, et tegelikult alguses ei olnud väga palju raha suitsetada edasi ja see tundus niisugune odavam alternatiiv ja samas ka tervislikum, nii et, või noh, vähem tervist kahjustav. Nii et miks mitte proovida. Aitas. Praegusel hetkel sa otseselt suitsu nagu ei tee enam? Väga harva mõnikord peol, aga muidu mitte jah. Seda rõõm kuulda. Sa oled siin üsna tihe külaline. Peaaegu, et võib öelda, et igapäevane. On siin äkki midagi jäänud silma, mida võiks muuta, mida paremaks teha või vastupidi, mis on just eriline siuke rosin siin firmas, mis teeb seda eriliseks just? Jah, muuta ma tõesti ei oska öelda, aga mulle meeldib see, et siin on väga hea kirju seltskond, töötajad on väga, väga sõbralikud ja samas ka panevad ka puid alla, kui on. Eks ta nii on, jah. Pidu pea otsa ja asi peab käima. Kuna täna ikkagi Finwebi sünnipäev, siis millised oleks sünnipäeva soovid Finwebile? Jõudu jaksu edaspidiseks, et loodan, et see aktsiisivärk väga kõike vett peale ei tõmba, et loodame, et läheb ikka samamoodi edasi ja veel paremini. No seda jääb midagi lootma, aga suurimad tänud selle vastamise eest ja ilusat pidutöösele edasi. Tere tulemast Finwebi sünnipäevale. Kuidas pidutöö on? Hea on. Räägi natuke lähemalt, kuidas sa üldse veibimise juurde jõudsid? Avastasin selle kunagi reklaamide kaudu. Ehk siis kunagi reklaamiti seda, et see on nagu tervislikum või midagi. Kas see oli Eesti reklaam? Jah. Väga rõõm. Oled sa tihe külaline Veiplansis? Ma alles suht kolisin Tallinna. Alles värskelt tuli, jah? Ütleme nende lühikeste tutvumistega siin nüüd selle asutusega on jäänud äkki midagi silma, mida võiks siin natuke teistmoodi olla või on midagi, mis on eriliselt meelde jäänud? Ei, kõik on väga hea siin. Et siin on nagu kõik seadmed ja kõik asjad olemas, mida nagu tahta. Kuna täna on ikkagi Finwebi sünnipäev, siis on sul äkki mingeid sünnipäeva soove Finwebile? Et ikka kaua kestaks ja... Selge, suurimad tänud sulle ja ilusat pidutöö sulle. Tere kaks pigist. Tere tulemast Finwebi sünnipäevale. Kuidas tuju on? Väga hea! Täielikult naudin seda pidu. Sa oled küllaltki pikaajaline Finwebi ja Veiplansi külastaja. Räägi oma lugu, kuidas sa üldse veibini jõudsid? Ma olin 6 kuud suitsestaja, aga ma tean, et see ei ole palju, aga tegelikult see oli vägagi ränk mu nagu tervisele. Ma tundsin, et kus mu kohsumaat väheneb, ma ei tunne enam maitseid. Varem tundsid mõnusat grillliha, et oli jube hea raisk, aga siis ei tunne enam. Siis mõtlesin, et miks ma seda endale teen? Mõtlesin, et fuck it, jätan suitsetamise maha, võtan endale mingi väikse pulga. No oligi sükene mõnus mingi Nicorexist ostetud pulk, et vähemalt sai millegiga maha jäetud. Ja siis kuidagi hakkas seda tegema ja siis kuidagi mingi lime kombel jõudsin siia. Et nagu, et klassikaaslase kaudu sain teada, et siin on sükene pood nagu Vape Lounge ja saas meile evendi, et nagu, et koili keeramis mingi õpetussuindus. Mõtlesin, et kurat, tundub päris huvitav raisk, et ise oli ka endal juba sükene RTTA olemas ja mõtlesin, et tulen vaatan, et mis siin on ja siis tulen vaatan, et kliendid on jube toredad, valikut on lihtsalt nii palju, kui mida iganes sa tahad endale ja tõesti tore oli. Seda on väga rõõm kuulda, et sulle siin meeldib. Kas on midagi, mida sa siin muudaksid või teeksid natuke teistmoodi või vastupidi just, mida on väga-väga hästi meelde jäänud? Kõik on meelde jääb siin, sa tuled siia, iga üritus on midagi, see jääb alati meelde, mis sul siin toimub. Et
kolli keeramised, peod, igastusesse, kõik jäävad alati meelde, kui need on tõesti nagu südamelähedased asjad, kuna see on nagu sinu kodu juba, sa käid siin peaaegu igapäevaselt ja see on tõesti tore koht sinu jaoks, et nagu, et sa tuled siia, sa tunned ennast tõesti hästi siin, et kõik asjad, mida sa siit vajad, on sul olemas. Et nagu, kui ma tulen siia ja mõtlen, kurat, tahaks mingit vedelikku midagi, tuled siia, kui siit leti äärest kohe saad kõike ja klienditeed on ka jube super toredad ja saad kõigiga nendega läbi ja tõesti mingi probleemi siin ei ole. Kuna täna on ikkagi Finvape'i sünnipäev, siis äkki on sul mingid sünnipäevasoove Finvape'ile? Ainult head ja paremat, alustage ainult veipimisega veel rohkem, oske rohkem maitseda, vedelikke kõike, mis teil võimalik on ja mina käin ikkagi siin igapäevaselt, minul mingit probleemi selle kohaga ei ole. Et sulle kõik on väga meeldiv? Täiesti tipp-top. Mina ei suuda mitte ühtegi halba asja kohta selle kohta öelda. Aga tänan sind küsimustele vastamast ja ilusat pidupäeva jätku sulle. Suured tänud. Tere tulemast Finvape'i sünnipäevale. Räägi oma lugu, kuidas sa üldse veipimise leidsid enda jaoks? Ausalt öeldes mul oli see, et mina olen astmaatik ja minul oli niimoodi, et suitsetamine oli kunagi mul väga ebameeldiv, mulle üldse see ei meeldinud. Ja kui tuli see välja, siis mul sattus, et varane 2010 umbes oli niimoodi, et mul oli sõber ostnud välismaalt ühe nendest vanadest Igot pastakatest. Ja ta müüs mulle selle, ta oli niimoodi, et tal oli see paar kuud ja siis ta müüs mulle selle maha 5 euroga mingi odavalt, sest ta oli ise endale uuema saanud. Ja siis ma hakkasin seda uuesti kasutama, proovima. Mul see ausalt öeldes kaua siis veel ei kestnud. Aga siis tuli teine sõber, kellel oli veel niimoodi. Ja tal oli niimoodi, et tema sai laadida seda niimoodi altpoolt, et ta sai laadida samal ajal kui kasutada. Ja vot siis oli niimoodi, et oled arvutis midagi ja samal ajal laad ja saad kasutada. Ja siis see hakkas külge jääma ja siis ma kasutasin neid pastakaid, ütleme oma 6 aastat, liiga kaua. Ja 2016 veebruaris ma ostsin endale normaalsema Vapen 22. Ja vaat sellega ma olin siis siiamaani, kuni selle nädalani. Ja see nädal ostsin endale Alieni selle. Et mul oli see, et tegin kogu aeg neid pastakaid. Aeg-ajalt ma jätsin need maha, sest võtsin tavaliselt suitsetajad, sest pastakad ei teinud midagi, ja siis tegin tavaliselt suitsetajad suitsu. Ja nüüd on see, et suitsust tahaks maha jätta, sest suits kestab kopsudes 3 kuud ja mina seda ausalt öeldes, mina seda lubada ei saa, mul on astma. Ja lihtsalt sellepärast mõtlesin, et tead mis, ma panen selle 100 eurot alla, ma ostan endale ühe normaalsema, et ma saaksin selle peal olla ja ma viskan lihtsalt suitsud, sipod, kõik asjad ära. Ja niimoodi siis ma sattusin siia, kus ma praegult olen. Sa räägid, et sa oled astmaatik. Kuidas sa tunned veipimise juures, kas see mõjutab mingil määral nüüd seda haigust, süvendab või vastupidi just teeb kergemaks võrreldes suitsuga just? Isiklikult ma pean kahjuks ütlema seda, et mulle see väga ei meeldi, et öelda seda, aga kuna veip on nii palju rohkem auru kui suitsud, siis kõik see rahustav tunne, mis see tekitab, on täiesti välja cancelitud sellepärast, et mul on nii palju auru kopsudes, nii et see ausalt nii palju ei mõjuta. Et suits, ma vabandan selle eest, aga suits kahjuks rahustab rohkem. Et mul on isiklikult olnud niimoodi, et ütleme, et oled kodus olnud, väga stressipingeline nädalavahetus, lähed ära, teed 2-3 suitsu järgi ära ja siis järsku saad hingata. Et kahjuks eekatega seda ei toimu, sellepärast, et see on kõik sul kopsudes niimoodi rohkem, see ei lähe sul otse niimoodi kiirelt veresse. Et eekas on kasulikum igal mujul, aga see ei aita sul natukene seda stressi maandada nii palju kui suits. No jah, suitsul on nikotiini toime läheb palju kiiremini verre ja see võib olla küll. Aga no ütleme, jätame selle haiguse kõik kõrvale ja kui tihe külaline sa siin Finvape'is või siis Vape Lounge'is oled?
viimasel ajal olen kahjuks vähem tihedam olen külaline. Et see on küll minu lemmikkoht siin Tallinnas, kesklinnas. Ja suvel, kui näiteks oli rohkem aega, siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt iga nädalavahetus käisime siin sõbraga ja veetsime 6 tundi umbes niimoodi, lihtsalt istusime, rääkisime müüjatega ja niimoodi. Aga jah, viimasel ajal on niimoodi olnud, et harva satub siia. Ostan mingi liitrisse vedeliku maitsestajad ja siis võib-olla mingi 1-2 pärast tulen siia uuesti, ütlen, et no tšau, kuule, pole ammu näinud, et tahaks uued maitsestajad. Aga sa oled ikkagi küllaltki tihti siin käinud, et kas on midagi, mis on jäänud nagu negatiivselt silma või midagi, mis sa teeksid teistmoodi siin? Või on vastupidi just midagi väga positiivselt meelde jäänud, mis just teeb eriliseks seda koha? Negatiivselt kohe kindlasti mitte, et see koht on väga hea, müüjad on väga toredad, räägivad väga hea sulle ja nad on väga abivalmis. Näiteks üks väga hea toimumus, mis mul oli see, et kui mul läks Vapemanil klaas katki, ma tulin siia uut klaasi ostma. Neil ei olnud ühtegi seda klaasi, neil ei olnud veel kohale jõudnud. Ja siis ma olin niimoodi, et vaatasin, okei, siis kui ei ole, siis ma lähen teisi kohta vaatama. Ja siis ta võtsid nagu teised need paagid, asjad välja, võtsid seal klaasid välja, hakkasid proovima. Lõppude lõpuks ma sain TFV8 klaasi, mis täiesti sobis täpselt ja ma sain selle isegi tasuta, et sellepärast, et see oli niisugune hea, nagu väga meeldiv kingitus. See mulle väga meeldib ja see on nagu üleüldiselt ütlen väga hea, et see koht, mul ei ole midagi kurta. Ma soovin neile ainult head. Põhimõtteliselt ainult positiivsed kogemused alati on aidatud ja kõik. Kuna täna on ikkagi FinVape'i sünnipäev, siis on sul äkki mingid soove firmale, sünnipäevasoove? Ma lihtsalt soovin, et nad ära ei sure paari aastaga, et palun keske kuni minu surmani ja kui mitte kaugemini. Et olge sama lõbusad, toredad inimesed, nagu te alati olete ja aidake alati uustulnukaid, nagu mõned inimesed siin, kes tulevad, et aidake nendel saada niisugune tunne sisse ja muud ei ole öelda. Väga toredad inimesed, ma loodan, et nad jäävad sama toredaks. Ma tänan sind, ma rohkem sind ei kiusa, ilusat sünnipäeva jätku sulle ja suitsetajad, pidage meeles, jätke see suitsetamine maha, alati on midagi paremat. Nii, tere tulemast FinVape'i sünnipäevale. Oleks paar küsimust. Kuidas üldse sellise asja nagu veipimise peale jõudsid? Ma suitsetasin ja siis ma olin ühel peol ja siis üks sõber pakkus mulle veipi ja siis ma ostsin endale veipi ja nüüd ma veipin juba 7 kuud. Juba 7 kuud? 7 kuud. Sa oled siin küllaltki tihe külaline, pakselt peaaegu et igapäevane, eks ole, võib öelda. Nii, on midagi jäänud silma, mis võiks nagu teistmoodi olla või mis on negatiivne või vastupidi jälle, mis on väga-väga positiivne, mis on eriti silma jäänud? Ma ütleks, et nagu teenindus on äärmiselt positiivne, aga ma ei ütleks mitte midagi, mida võiks võimalik parandada. Siin on nagu täiesti imelised inimesed. Ei olegi mitte midagi kuskil nurka, mitte mingit nurka siludega midagi? TFA maitsestajaid võiks tuua, kõik muu on korras. Selge, kuna ikkagi on sünnipäev, siis millised oleks su sünnipäeva soovid FinVape'ile? Soovin edukat jätkumist. Esimene aasta oli väga hea, nüüd võiks mitu aastat veel panna seda ja tõesti, imeline on. Aga tänud sulle! Läheb ilus välja või? Tere tulemast FinVape'i sünnipäevale. Räägi oma lugu, kuidas üldse mitte FinVape'i, aga üldse veipimise leidsid? Kunagi 2014 aasta läbi sõbra ja siis sai ostetud Okidoki kaudu endale mood, mehk-mood, Nemesis. Mitte midagi ei jaganud, ei teadnud, mis ta moodi käib, aga esimene mood Nemesis, sest see nägi äge välja. Ja siis sain mässatud sellega, suitsu eesegati korraga. Ja siis läbi sõbra tuttusin ka Oliveriga, kui Oliveris esimene pood seal samas tehnika juures. Ja sealt sai võetud endale siis E-Leafi oma mingisugune e-stick 40-vattine ja niimoodi see läks. Ja siis olengi. Ja sain jätsin suitsutamisega kohe päeva pealt maha. Kuidas sa üldse leidsid sellise koha nagu FinVape? Kuna ma teadsin Oliveri juba eelnevalt, et suhtlesime niimoodi ja siis nagu
töötas Finwave'is ju ja siis ma olin ikka temaga klient ja niimoodi ma Finwave'i läksingi, ja niimoodi seda ma tean. Sa oled siin ka päris tihe külaline küllaltki. Varem natuke rohkem, nüüd natukene vähem olnud küll, aga kas on midagi negatiivset või vastupidi väga-väga positiivset, mis siin asutuses on? Noh, negatiivse ma ei oskagi öelda, mis siin on. Ei olegi midagi ausalt öeldes. No, positiivne on see, et need inimesed siin kõik ja see seltskond on jubane mõnus. Mulle meeldib, noh, kõik on nagu omad, vaata, ja keegi ei kakle, keegi ei ütle midagi halvasti, et kõik on abivalmis alati ja see ongi hea käia niimoodi vahepeal aega veeta ja see ägedad peod loomulikult, kes seda ei saa vaja. Selle vastu kuidagi ei saa kohe, jah. Kuna täna on ikkagi Finwave'i sünnipäev, siis on sul äkki mingi sünnipäeva soov Finwave'ile? Jah, paneme samas vaimus edasi, pangu tähendab samas vaimus edasi, et ärme lase siin riigil ära tappa meid, et üks pood juba sureb vaikselt, surebki ja eks varsti lähevad teisedki, aga Finwave Plus läheb täie pauguga edasi. No eks teie najal kõik see seisabki, aga suurimad tänud selle küsimusele vastamas. Ikka.